Tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuuldaja ja vaataja. Siin on terve pakk kaarte ja sinu ülesanne on mõtelda mingisugusele asjale, millele sa tahad konkreetset vastust. Jah, ei või oota. Mitte, et otsi teist teed, vaid sa pead selle asja pausile panema. Nii et võtan siit, sina mõtle praegu, sina mõtle. Mina krõbistan natukene, sina mõtle ja esimene vastus on jah. Ja miks jah? Sellepärast, et sul on juba, sa oled poolel teel. Sa ei saa enam tagasi pöörata. Ja sellepärast pead sa edasi minema. Teine. Mõtlesid ja vastus on oota. Siin on sul vaja tõesti oodata. Ja ma näen, et sa ei oota mitte sellepärast, et sina ei oskaks edasi minna, vaid see ootus on tingitud pigem sellisest, no ma ei ütleks, et nagu rahalisest ootusest, aeg, jah. Siin on see, et aeg ei ole veel küps. Pigem on nagu see aeg, sa oled kiirustanud. Sa oled selle mõttega, selle ülesandega oled kiirustanud ja asjad ei ole veel paika loksunud. Nii et oota. Kolmas. Jaa, sobib. Sobib edasi liikumiseks, jagamiseks, et kui sul on näiteks praegu keegi pakub sulle mingisugust lisategevust, võta vastu. See on väga hea pakkumine sulle. Kui sa pakud kellegile teisele midagi ja mõtled, et kas ma pakun, siis jah, see sõna on jah, paku seda, et õige hetk. Neljas. Ootuse hetk. See on isegi natukene siukene ei, sest ma näen, et tuul puhub vastu. Nii et pead ootama, ta päris nüüd ei ole. Aga pigem on see siukene liiga pikk ootus, et sa võid ära tüdineda. Nii et ma ütleksin, on see, et kui sa ootamisest ära tüdined, siis on jah. Või tähendab, siis on ei. Et ootamisest ära tüdined, siis on ei. Kui see asi venib pikaks, siis pööra selg. Viies. Jaa, absoluutselt. Kui sa valisid viienda, siis see on õige hetk tegutseda. Siin on, minu jaoks on see hästi hea kaart, et see on tera. Eesti keeles siis tera, mida me paneme mulda. Tera on ka see, millega me saame siis lõigata, et noatera. Aga see minu jaoks on ükskõik kumb, on see, et on õige hetk alustada. Õige hetk lõigata, õige hetk alustada, seeme mulda panna, sest on kõik valmis. Kõik on valmis, jah. 6. Ei. Ei. Ja tõesti, kui ma nüüd praegu vaatan, et miks siis need eid tulevad, siis need eid on pigem see, et aluspõhi on alguses vildakas. Isegi kui sa ei näe, siin mulle tundub, et sa ei näe seda tundmatut ja ei tunne.
ja pigem on see, et sellest ootamisest ei ole mitte mingit kasu, siis see on ei. 7. Ootus absoluutselt jää ootele ja see ootus ei ole pikk. See ootus on hästi põnev sinu jaoks ja lase sellel ootusel iseendasse nagu maanduda, maabuda. Tee see ootus selliseks põnevaks ja paksuks. See on ainult hetk ja siis võid edasi liikuda. 8. Vot siin on küll selline, mina ütleks, et jaa, aga see jaa on selline, mis ma ütlen, kuna sa ei saa siin, see, mida sa küsisid, sa üksi edasi liikuda ei saa. Sa pead nagu teiste käest küsima, teisi järgi ootama. Sa ei saa üksinda siin otsustada. Siin on see, et jah, see sinupoolne jah on õige, aga ka teistelt peab tulema jah sõna, siis saad edasi liikuda. Ja kas ma olen nüüd number 9 juures? Ohohoo. Päike oleks see, kes ütleb, et õige aeg liikuda, aga mina ütleksin siin, et pigem oota, sellepärast et kõik on alles alguses. Ütleme, et see päike praegu tõuseb, sa ei näe kõike. Kui sa midagi küsisid, siis uuri. Siin on mingisuguseid pimedaid nurkasid, mida sa ei ole näinud. Nii et oota. Ma näeksin küll, et edasiliikumine tuleb ja see jah peaksid tulema, aga sa pead olema selles ise kindel. Sa pead ise uurima. Siin on siuke, et usu, aga kontrolli. Ja kui ma ei ole nüüd eksinud, siis see on 10. variant, kas jah, ei või oota. Noh, jah. Ma ütlen küll oh jah, aga siin on ei, absoluutselt mitte. Kindlasti. Ma ütlen, et sa juba ise ka teadsid, et see ei tuleb, sest sellel teekonnal oled sa juba käinud ja ei ole hästi läinud, aga sa ikka nagu tahaksid uuesti astuda ja mõtled, et läheb paremini, ei lähe, sest mitte miski ei ole muutunud. Aitäh!